Lennujaamast astusime välja ja vastu tuli mõnus õhk. Kevad, suvi. Sa said T-särgiga olla õues. See oli eriti kõva. See liiklus on siuke omamoodi. Alguses on 4 autot kõrvuti ja peale ristmikku on juba 6 autot kõrvuti ja vasakult tuleb, paremalt tuleb. Siis nagu ei tea täpselt, mida teha. Torkab silma muidugi niisugune äärelinna vaesus, mis seal salata. Ja veel rohkem siis nagu see kontrast siis selle äärelinna ja keskuse vahel. Me nagu kartsime, et ei ole inimesi, kes inglise keelt räägivad, sest meie hulgas hispaania keel, meie meeste hulgas ei ole väga levinud. Pehmelt öeldes, et mitte öelda, et praktiliselt keegi ei räägi hispaania keelt. Aga osades kohtades saab inglise keelega päris hästi hakkama, aga üldiselt ikkagi reeglina ei saa. Et pead ikkagi oma vestmiku välja võtma ja ajama näpuga järge ja oma küsimuse moodustama ja panema käed jalad valmis, siis õnnestub see suhtlemine. Kontserdi me tegime sellepärast sellel esimesel õhtul, et muidu meil ei oleks Buenos Aireses oma kontsert. Me ülejäänud kontsert, mis Buenos Aires anname, on teistega koos. Tulid lavale, publikut oli. 32 kohvrit kadus ära ja osa varustust, mis pidi lavale jõudma, ei jõudnud. Aga üldiselt nagu selles mõttes meeskoori mees on leidlik ja sai laenatud kõik asjad kokku, mis vaja. Kontsert oli niisuguses vanaaegses stiilis hoones. Mis hoone see täpselt oli, ma ei tea, aga niisugune tunne nagu oleks sattunud Euroopa niisugusesse 19. sajandi kaunisse hoonesse, kus oli veelgi kaunim saal ja meil oli siis au esineda seal hulgale kohalikele inimestele. Meeskoor pingutas nagu kõvasti, aga see 14 tundi pluss kõik need teised lennud ja vahemaandumised, see vist oli teinud oma töö ja me ei olnud päris hea, aga kindlasti oli seda kontserti vaja. Ma arvan, kõik võtsid ennast kokku ja argentiinlased olid rõõmsad ja meie olime ka rõõmsad ja kellaaegadega on ju niimoodi siin ka, et meie jaoks oli kontsert kell 2 öösel. Tore oli argentiinlastele esitada siis Veljo Tormise ja Ester Mägi koori loomingut, mida nad ilmselt polnud, ei tea, võib-olla Tormist võib-olla olid äkki kuulnud. Ester Mägi kuulsus võib-olla ei ole nii kaugele ulatunud veel. Ja Gustav Ernesaksa ja teisi Eesti koorimuusikateoseid. Me arvasin, et sinna tuleb eestlasi, sinna tuleb midagi sellist, et võib-olla need Eesti lood lähevad neile väga korda, aga enamasti nad olid ikkagi nagu kohalikud ja nad püüdsid sellest aru saada, aga see ikkagi jäi nagu neile nagu selliseks võõraks aga samas nagu huvitavaks asjaks. Lõpuks laulsime ühe hispaaniakeelse loo ka, mis siis muidugi sai suurte aplodismentide osaliseks. Nii et niisugused toredad, mõnusad muljed on. Ja kuna see linn on nii suur, siis siin koorimuusikal tegelikult oma kohta nagu väga ei ole või väga raske on koorimuusikal esile tungida. Et see, et meil siiamaani see saal nagu oli pooltäis, on minu meelest väga hea. Aga ega see koorimuusika siin väga populaarne pole, ma olen nagu enda jaoks selle niimoodi välja mõtlen. See on nagu suur linn, see on Buenos Aires, et tegelikult nagu see õige Argentiina hakkab, kui me nüüd siin paari päeva pärast sõidame lõuna poole, kõik need suured maastikud, loodetavasti ookean ja ka mäestik, et see on see, mida me tegelikult ootame, et suur linn on suur linn. Meil on veel pikk reis ees, mis on siis see Buenos Airesest välja, siis see, mis on siis see võib-olla siis see rohkem päris Argentiina, nii et ütleme nii, et põnevus on suur, mis meid ees ootab.
praegu me oleme näinud mingisugust kübet sellest Argentiinast üldse, mingisugune väike rajoonike Buenos Aireses. Ma kujutan ette, et see reis tuleb eriti epic. praegu on olnud nagu, siis ta tuleb nagu vau.